Oota. Tere! 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 Mina olen Kaspar. Mina olen Reijo. Mina olen Ragnar. Minul on täna jalas uued Adidase Birkenstockid, Adimiulid. Me peame kõik ütlema nüüd, mis ma ei tea, ütle. Mul on Jordan 1 Shattered Backboard 3.0. Mul valged Force'id. Ole. Ja täna me siis teeme siukse ülevaate kõige, või ütleme siis värsketest ketsidest, mis tulevad pool siis sellel sügisel ja jah. Ega rohkem polegi midagi vist. Ma arvan, hakkame otsast tulema. Hakkame otsast minema, jah. Oota, ma teen joogi ka enne. Esimesed ketsid, kohe New Balance. Ma ütleks, et selle viimase pool aasta kõige suurem hitt äkki või? 9060 mustas. Suht siuke korralik hitter nii-öelda meie New Balance'i selles arsenalis. Suht palju on see tegelikult juba läinud liikvele, aga endiselt siuke kets, mida ei tea, ise kannan ja teil, või sul on ka vist või? Mul ei ole. Sul ka ei ole või? Ei. No ma olen ainuke, aga ütle, mis sa arvad sellest? Normid, jah. Ma ei tea. Igapäevasõiduk. Igapäevasõiduk. Need on täpselt siuke, et sa saad seda suht kõigega kanda. Mis see hind on, keegi teab peast või? 189. Okei, natuke... Pigem kallid. Samast nagu vaata, kui palju seal nagu erinevaid materjale on, siis see make ib sense'i veits nagu. No see chunky ketsi stiil on vaata hetkel moes ka, siis ta on siuke mõnus, ilus. Lõhnab hästi vähemalt. Viska kellides. Järgmised ketsid. Karp räägib enda eest. Raks räägib enda seest. Air Force One. Valged. Raku lemmikkets all time. On nii või? Raku lemmikkets, jah. Objektiivselt kõige parem kets läbi aegade. Aga miks nii? Sest et see on... Mis on üks miinus Air Force'idel? Ta on valge, aga see on juba värvilahenduse probleem. Nad kuluvad kiirelt, aga see on kõige parem kets läbi aegade, kõige kantavam. Ta on suhteliselt mugav. Ainus halb asi on see, et kvaliteet on aastatega halvemaks läinud. No sa panedki suht ju aastaringselt tegelikult Air Force'iga. Vahetel on mingi muda või talv või... 3 paari aastas. Kui ta nagu nahast on, siis ta ju selles mõttes sa saadki sellega käia nagu... No selles mõttes on kunstnahk, aga... Ta ei ole nagu nahk, aga ta on nahalaadne toode, aga... No nahast ju versioone on ka. Jah, no need on veits kallimad, aga objektiivselt kõige parem kets läbi aegade. Pika puuga. Ükski kets pole nii kaua olnud teemas. Okei, seda küll, jah. See on hea point. Proovin nüüd ilust tagasi juba. Nii. Järgmine. Uuesti New Balance, aga teine värvilahendus. Nice, see tegid lihtsalt. Mida? Sa kile katkis. Sama kets 9060 Grey, mis iganes, värvikood oli. Kindlasti parem värv kui must nagu lahenduse poole pealt minu arust. Ma ei tea, mulle isegi vist meeldib tegelikult see must rohkem. See on nagu täpselt siuke, et sul nagu selle nende nubuki materjalidega minu arust üliraske. Sa pead kogu aeg nagu valmis olema, seda hooldama ja sugama seda selle kummi, mis iganes on, mis võtab neid soolatriipere ja must võib-olla natuke originaalsem, aga ta on ikkagi endiselt, ta on siuke täiesti nagu rakkuits igapäevasõiduks, siuke mõnus, ilus, chunky, mugav, kerge ka tegelikult. Meil on kusjuures jumala paljud nagu poetöötajad ka kannavad neid, sest et nendega kannatab nagu terve päev jalge peal olla. Normid, jah. Jumal, meil on nii palju ketse tegelikult, mida läbi käia. No. Handball
Special. Adidas. Esimene emotsioon. No, ilus värvilahendus. värv on ilus. Sügisena. Aga minu arust on pigem siuke naisterahva kets kui meesterahva kets. No pigem vist küll, jah. Eestisse ei ole nagu väga jõudnud see mingisugune euroopalik vibe ka, et nagu kutid kannaks hullult madalaid tenniseid, nagu praegu on suht siuke chunky Lõid pea ära või? vibe üleüldiselt. Ei või? Sambad ja kõik asjad olid ju mingi mega. No jaa, aga see oli pigem ju nagu naiste trend, ei või? Lõid pea ära või? Mehed kõik kandsid neid. Mina küll ei kandnud sambasid. Te kandsid siis sambasid. küll, jah. Sa kandsid sambasid. Siis küll. Sa kandsid sambasid. Air Force'i. No ja me olemegi ju ainukesed 3 inimest Eestis, mehed. Ei, Karmo ka. Ei no. Kammu, shout out Kammu. Ei, aga no... Mine õuede silmad lahti järgmine kord. Ei no minu arust on täpselt siuke idekas naisterahva kets, et seda mingi siuke suvine mõnus, aga seal... Nagu ma ei tea, ma arvan, et vaikselt ju... ta tuli tagasi selles mõttes, et seda ei olnud ju pikemat aega, ta ei olnud moodne, nüüd ta on siuke mingi aastak olnud. Praegu jõuavad kõik need teised brändid nagu järele suht sarnaste siluettidega nagu. Ei jõua, see on kõik kindlalt kõige paremad. Ei no, mingi, see on nagu kvaliteet on ülinormaalne, nagu nahast see kand on ju, suede on okei. See, mis nahk. Ma ei tea, nagu kvaliteedi poolest ja hinnakvaliteedi suhe on üli okei ja tegelikult näevad ülinormid välja. Seda küll. Võtame kohe järgmised. Anname suure portsuga kellile, sest on raskem natuke. Muidu peab... Järgmised Adid. Ikka Skadi Throwback Campus. See on just isegi Campus 00s. On siuke Tammsaare pargi kets praegu. Kõik annavad seda. Tammehäng või? Tammehäng, jah. No kõik ketsid lõhnavad hästi, aga no jälle, ma ei tea, ma ei oska selle kohta nagu mitte midagi erilist öelda, nagu ta on tuus. Minule võib-olla see Campus meeldib rohkem kui need handballid ja need, aga see on täpselt see, nagu ma ütlesin, ma näen seda handballi ja teisi asju nagu seda, et seda kannab naisterahvas, see on pigem võib-olla siuke meestakam. Aga see on võib-olla see, et ma lihtsalt nii suur jalanumber, siis ma näen nende handballidega nende chunkidega. Vahet ei ole, muidugi. Üli naljakas näen. Lõhu ära, jah. Näed, veekindel ka veel. Need on normid, noh. Nad on okeid, noh. Nad on normid. Endal ka üks paar rotatsioonis või? Sul? Ei ole või? Ei tule ka või? Ei. Miks? Mulle nagu tavalised kämpused meeldivad rohkem. Ei, sorry, need ongi tavalised kämpused, mitte need chunkid ju. Ei. Ajad sassi. Okei. Sambadega. Igatahes. Okei, no jah. Neid ma tõesti olen näinud ka meesterahvastel väga palju jalas. Seda küll. Aga võrdlemisi vähem ikkagi, ma ütleks. Ma arvan, esiteks sa ei tea väga vahet, sest nad on väga sarnased. Millele sarnased? Spetsiaalidele. Handball spetsiaalidele. No okei, jah, seda ka jah. Klassika, lihtne. Ei no jah, jälle, nad lähevad kõik sinna samasse auku selles mõttes. Aga ta ei ole nagu midagi nii erilist, aga samas midagi on temas erilist, et kõik seda nagu kannavad. No see on see retro jalka teema, mis hetkel nagu populaarne ka on. Aga ta läheb kõigega kokku lihtne nagu outfitidesse. Semi-viisaks. Jah, semi-viisaks, jah. Mis te olete, kas see on Adi valge Air Force või? Ei, Superstar. Superstar kindlalt, jah. Aga no okei, kui sa Superstari sealt välja võtad, kas samba on nagu number 2? Okei, mis on Nike Air Force, aga nagu Air Force ei ole. Ma mõtlen seda, et kui sa võtad Superstar, sul ei ole ikkagi nii populaarne hetkel, kui on samba. Hetkel, aga vaat see nagu ongi see Air Force'i eripära. Ta on kogu aeg nagu... Ei, täiesti nõus. Mitte ühtegi halba sõna. Ma küsisin Adide kohta. Ma saan aru, aga see ongi Superstar. See on nagu tank. Või... Ja okei, jah, tank, jah. Ma korra mõtlesin nagu Janoskide peale. See on siluett, aga see nagu...
kogu see muu osa seal ümber nagu seda mõtled pigem jah, tank. Nike'i tank. Kui kelli nime on küll vaja sind. See läheb juba natuke apuks. Nii, järjekordne 9060 värvilahendus. Selline beige, sinakas. Ma arvan, et me kind of oleme kõik ära öelnud, võib-olla lihtsalt hea näidata. No ma arvan küll, siin ei ole vaja. Siin juba 3. paar. Normid. Suht on. Teine tanki meil läheb järjetum. Me käime, no saame ju, peame niikuinii näitama lihtsalt. Yeah. Vau, nii ilus. Okei. Kus sa oled veel edži või? No see on vähe ilusam värv kui see pruun, minu arust vähemalt. Aga jällegi see on ju meeste suurus ka. See on meeste suurus, jah. No see on täpselt siuke, paned oma mingi laia püksi jalga ja selle lühkaga saad kanda. Täpselt siuke kets, mida sa kuskil koolis oled, ma ei tea, gümnas või kuskil kontoris kannad ka ja siis võid ka selle jalga lükata. Kannatab vaja tulnud lettu mängida. Lettu kannatab väga nendega mängida. Arvestades, kui palju värve meil on, siis saad nagu lettude jaoks võtta teise värviga ketsid ja siis vahetusjalanõudeks juba nagu 3. värviga. On siuke korralik, vaata närvi lähed, saad sellega üle kukla ka veel tead flat alt. Ka vaja lüüa. 5-3-0 või? 5-3-0, jah. Running. No papsikas. No OG papsikas. OG papsikas, jah. Ma ei saa öelda, et see New Balance'ist mu lemmikmudel on ausalt öeldes. No ma... Miks sa peaksid? Ega ma ei peagi, jah. Ei, no ega ta ei ole vist, jah, aga... Ei, no selles mõttes hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea, nad on väga odavad, arvestades palju ketsid üldse maksavad. Alla 2 sotti või no 150 ei saa suurt nagu midagi. Ja nad on mugavad, hingavad. Ma ei tea, see on mingitel inimestel mingi teema, et kets peab hingama. Okei. I guess. Ja ma ei tea. No normid. Ja nad on ilmselt suht mugavad ka ikkagi nagu... Ei no ongi noh, selle raha eest palju maksavad on väga okei. Yeah. Eriti tänases majanduses. Ma ei ole ise kunagi neid jalga proovinud. Aga jälle täpselt siuke, mida sa kuskil mingi koolis tõmbad mingi vahetusalanuks enda täive. Sul ikka kisub kogu aeg mõte sinna gümnaasiumi poole. Igatsed kooli või? Ei no lihtsalt lükkad jalga, paned terve aasta aega sellega. Ja ma arvan, see on täpselt siuke kets, et sa võid terve päev nendega ringi konnata ja nagu jumala fine on. Jalad ei hakka olutama. Jah. Superstar 2. Adi Air Force. Adi Air Force, nagu enne välja ütlesime. Mul ei ole endal kunagi ühtegi paari olnud, nii et ma ei tea, kas nad on sama nagu mugavuse mõttes, istumise mõttes ka nagu Air Force'id või mitte. Aga no... Ma ei tea, pole kunagi proovinud. Ma ei ole. Pole isegi proovinud, või? Ei, miks? Ma ei tea nagu... Miks ma peaksin tahtma midagi, mis on nagu... Legekets. Miks ma peaksin proovima midagi, mis on... Nagu Air Force. Nagu Air Force. Mitte Air Force, Kui mul on Air Force. Nagu Air Force. Aga see ju kogub ka jälle väikseid tuure. See UFC-s, see Sean O'Malley, see kannab neid kogu aeg. Kannab või? Jaa. See kannab musta ja valget. No jälle nagu lollikindel kets, noh. See kunstnahk ja see toebox on kummist ja nagu... Noh, ongi, tuleb mingi vihmaneilm peale, see on suht savi nendega ilmselt õues jamida. Davai. Järjekordne, ei ole. 7-4-0. Väga sarnane 5-3-0-idele. See on muidugi all white, nii et siuksed tuleb suht kiiresti endale krabada, enne kui ilmad nagu halvaks lähevad.
ma just tahtsin öelda, et ma kandsin seda sama ketsi ju nüüd Beach Grandil, kui meil see pop-up oli ja peale esimest päeva, siis kes käis, see teab, et see ei olnud väga ilus vaatepilt nagu. aga need tulid puhtaks vähemalt. Sama valgeks või? No enam-vähem. Natuke jäi sealt alt veel, siia jäi mingit seda pruuni laiku, aga mitte niimoodi. Aga need marineerisid ka mingi 2 nädalat, selles mõttes on nagu need et sa ei viinud kohe nagu... Clean Stepi viidi, nii et... Aga kui seda ma pean ütlema, et ülimugav kets. Tõesti. No ta on nagu 530, aga nagu uuendatud versioon. Need on samamoodi, ta on ju suht okei hinnaga selles mõttes. Nii, no ta on uuendatud 530, aga ta mingid disainelemendid on 1906-lt ja selles mõttes, et ta on nagu 530 rahakoti sõbralik 1906. Jah. Selge. Mis ei ole halb asi. Ei ole. Lähme uuesti Nike'i peale. Dunk Low Retrod. Mis see oli üle-eelmine aasta enne seda või? Kolm aastat tagasi, jah. No see oli julm ikka, kõik ainult nendega kõndus. Nüüd on nagu veits ära langenud. Ma ei tea, kas see on nagu... No see on nagu siuke nagu klassikana. Nüüd on Nike üks põhimudelitest olnud läbi aegade selles mõttes, et ta nagu... ma arvan, enam nii ei kao kuskile, nagu ta mingi 2000, ma ei tea, 10-ndatel või 00-de lõpus. Või noh, siis oli see SB tankide buum, aga ma ei tea. Selles mõttes, kui sulle meeldivad need, siis nagu pane hullu, et can't go wrong. Miljon erinevat värvi, pole väga kallid. Ta on suht sama see nagu tennise vibe ka veits juures, mis nagu on sellel ala handballil. Kampusel, sambal, handballil, superstaril, Air Force'il, nad ongi ju kõik ju... Ma ei tea, kas need, ma ei mäleta, mis see nende release date oli esialgne, aga ala, ma ei tea, ütleme 50 aastat vanad ketsid või noh, retromudelid lihtsalt tagasi toodud. Nad ongi mingid timeless klassikud. Jah. Lihtsalt hetkel pole haipi, aga noh. Aga noh, õiged vened ongi need, kes nagu vaatavad haibist ülevad. Altvennad, nagu alternative. Alternative skene. No nende ketside kohta ma võiks öelda, et need on kindlalt ühed kõige mugavamad Nike ketsid minu arvates. Nike B6000. Või siin just Vampsile valgelt ütles ka, et see on lemmikkets, sest mul käe kuldsega ka veel endale juurde. Nagu mingi täiesti armastab neid ketse nagu. No see on minu arust ka see on nagu nii naljakas, et järsku tulid nii-öelda toodi tagasi on ju ja retrojooksukets ja ei ole isegi nagu mingit hullu, mingit tehnoloogiat muudetud, nagu okei, ilmselgelt see vaht on mingi teissugune või uuem on ju, aga laias laastus siin ei ole nagu mingit õhku, mitte midagi ja need on nagu tõesti nagu retsilt mugavad ja hingavad, väga hästi hingavad. Ma ei tea, ma ei ole isiklikult ise kunagi neid jalga proovinud, aga... Mis see on? 11,5? Mulle ta isegi meeldib rohkem kui see Vomero. See nagu lifestyle oma. Vaidlen vastu. Sa vaid vastu või? Vomerod on minu arust kuidagi... Sa mõtled nagu lifestyle'i seda retro Vomerot, mitte nagu jooksukat? Ei, tavaline. See Vomero 5. Tavaline meeldib sulle ka rohkem kui see või? Okay. Kuigi ta on nagu... Ta on norm ja ta sobib selle kogu New Balance'i asiksi selle nagu temaatika ja trendiga hästi kokku. No selle jaoks selles mõttes ongi ju. Selles mõttes ongi mugavad igapäeva käimisketsid. Koolis, tööl. See ongi nice. Töötukassas. Töötukassas. Pikker poison. Kindlust. Ei, juhtub tähestikku. No jah. Vahet ei ole muidugi. Chuck 70. Kõrge. Sinu kets ju? Ei. Täiesti sinukas ju? Ei. Mis sa eile kandsid neid ju? Eile? Vabakal skeiti või? Mis sa panid nendes? Nendega skeiti. Wilt pani 100 nendega. Wilt pani sorti nendega. No ma ei pane.
sa ei pane kuradi Ma Koobi panen kutega ka näppe. sotti, no. Mida sa paned? Super. Selle peab välja ikkama ka. mis sa selle pealt. Jälle hästi. sa võid ära piipida lihtsalt. No klassika. sa paned jalga nüüd varsti endale. Suurus on. Minu suurus ka. noh, Ja pann. kohe koju kaasa. Jah. Ei, mul on olnud paari neid. Ja ma olen vist ainult viisakatel üritustel neid kandnud. Sest ta on lihtsalt nagu samamoodi. Ülkariga või nagu mingi, ma ei tea, viigipüksi ja triiksärgiga nagu fine. ma ei tea, vaata nendega minu arust täpselt see, et meie üks sõber, seda küll, keda ma mõtlen, kes ainult konse kannab. see ütleb, et see on nii mugav. minu arust see ei ole üldse mugav nagu. Ega ta ei ole, jah? aga ma ei saa aru, kuidas inimesed ütlevad, et see mugav on. Ei, no nad valetavad selles mõttes, aga nagu... No see ei ole mugav, noh. no see ei saa Ei, olla see ei olegi mugav, see on kummitükk, aga noh, ta on timeless classic. Ei no Et ta on siuke nagu Aga siluette igav aegu, natukene. aga seda on tehtud nagu modernsemaks ka siia, mingid versioonid olid, ma ei tea, paar aastat tagasi äkki olid selle Zoom Unitiga olid need sisetallad. ja siis on winterized versioon. Ei no neid versioone on mingi miljon, aga noh, selles mõttes, et topelt on ka ju nüüd tabel mingi platvormid. Platvormid kontsaga, plätud. ei no Wilt pani sotti nendega nagu. Jah. Noh, 1-0-0 on ju. Selles mõttes, sellega. annab panna sellega spelli. Annab panna. Tal on jalanumber on mingi 56. Muidu praegu venna, mul on krambid on ju, a la mängu lõpus, see vend pani sotti nendega. Mille pealt? Pähe pealt või? Crazy noh. Ei no sinised Carhartti teksad ja valge T-särk ja nagu rokkimine selles suhtes. Sämmikas. Sämmikas tõesti. ei no jällegi siuke, ma ei tea, ega ta võib sul ju olla rotatsioonis nagu selles mõttes, ega sa väga valesti ei pane ju, kui sa selle jalga endale paned, aga mugavus võib-olla ei ole see, mida selle ketsi puhul nagu oodata. See on lihtsalt siuke ürituse kets, vaata. jah. Õhtune 2,5 tundi. Nii. Air Force One Shadow. ohoh, seda pole ammu näinud. No see on siuke, ma mäletan, kui see tuli alguses. See oli ka mingi 4 aastat tagasi. No, Tammsaare. See oli täiesti Tammsaare tiks, noh. Ei, see oli pigem, läks nagu kohe veits haibiks, mingi veits teistsugune Air Force. No ta on kergem ka ju. Ta näeb välja nagu ta oleks nagu platvorm ka, kuigi tegelikult nagu väga ei ole minu arust. Noh, ja nagu mingi aeg oli, vaata, kus kõik oli mingi platvorm ketsid. The shit. no sa oled Air Force ekspert, räägin, mis sa arvad? Ekspert. Need on normid, naistele tehtud Air Force'id, see on naiste exclusive model. Meestele ei tehta üldse, aga nagu palette cleanser, hea vaheldus. Jah. Jälle uus bränd. Asics GT 2160. Veits siuke tunne, nagu oleks juba näinud seda ketsi täna. no need lähevad kõik sinna New Balance'i 530, kõik sinna juurde. aga ta on vähemalt nagu selles mõttes, ta on jällegi uus bränd, mis nagu meil on. Mujal maailmas ta on ju, meil ta alles ju tuli müügile selles mõttes. No võrdlemisi, jah. Annab nagu midagi jälle juurde. Ammu korra katsun. Ja noh, fit on ka, ma arvan, natuke teine ja... Aga ta on kallim kui ikkagi need ju 530 ja 740 ja need ju. Natuke näist. Okay. No mitte palju. No Asics on ju selles suhtes suht nagu nende see A ja O on... Mugavus. Raksiga enne rääkisime ka jah, et mugavus, noh, et see... Et selle pealt tuleb ka see nagu võib-olla vahe, et maksad võib-olla rohkem, aga samas noh, veits jälle alternatiivne bränd, kui sa ei taha nagu New Balance'it, tahad midagi uut proovida, siis see Asics on suht hea variant.
ja hingavad, väga hästi hingavad kusjuures. hästi hingavad, jah. Käib üli hästi läbi. No 3. kops või ma võin, no. Väga hästi käib kõik läbi, no. Ja, üli hästi käib kõik läbi. Ma saaks ka nendega hingamise paika. Ei, sõna ei saa. Sa pead oma seda toru veel lutsutama või mis sa teed? Nii. Air Force One 07 LV8. Deluxe versioon. Kvaliteetsemad materjalid. Ta on tunduvalt raskem, kui on nagu tavaline valge Air Force. Ja ma ütleks, et see näeb päris tige välja isegi. See näeb päris lahe välja küll. Muidugi see all black kets on vaata siuke õrn teema. No see sõltub materjalist, kui ta oleks üleni nahast, siis ta ei oleks nagu, aga ta on see suede, siis ta kohe nagu hopib. Yeah. See on suht uus isegi. See näeb päris lahe välja, jah. Minu suurus. Black Cat, tiilik, Colorway ja materjalid. Aga no Eesti sügises võib-olla ei ole nagu... Ja võib-olla just on, et seda seemisnahka nagu, et ta jääks nagu ilus sile, on nagu raske hoida, aga et oleks puhas. Kui sa nüüd hooldad, siis ta jääb. Hooldad, siis ta jääb tegelikult ikkagi nagu väga okei. See on täpselt see midagi rakku mind panka läheb rööva. Selle tige. Muidugi kuri kets. Siin swooshi ääres on nagu mingisugune mingi väike see... Mingi säbru või... Mingi reflection ka... Mingi säbru. Ammu ainult. Mingi säbru on siin. Säbru. Mingi säpsu. No jätkame All Black Line'l. Võtame ühed Vansid vahele. Vans Gnu School. Eelmine aasta vist üks kõige paremini müünud Vanse üldse nagu, mitte ainult meil, aga nagu üldse nagu mingi uus treatment siis tavalisele old school'ile. Ma tean, et Reiol on need. Reio oskab nendest kõige rohkem rääkida. No mul on musta vägega, aga no see kõige tavalisem klassikaline Colorway. Ja, aga mõtlen, kui sa need võtsid, siis sa olid suht nagu haipis nendest kohe nagu. Jah, aga... Miks? No ma räägin, mulle meeldib nagu see chunky, see ketsi look nagu. Nagu mida suurem on kets minu jaoks on nagu ägedam või nagu mingi Jordan 4, kõik mingid sükst asjad ja sul ongi sellega see paks keel ja ta on tegelikult suht nagu mugav. Aga ma ütlen ausalt päeva lõpuks nagu see tald sul ikka veits nagu väsi pärast, et ta on nii flat nagu tallaga. No see on lihtsalt täiesti ausalt öeldus. Aga muidu, ma ei tea, must ja valge kets minu arust läheb iga asjaga kokku selles mõttes, et sa... Hind on ju ka väga okei, mõistlik hind, ehk siis sa saad selle eest, ma ei tea, tahad veits suuremat ketsi, ei viitsi sambad kanda, ostadki need lihtsalt. Täpselt siuke kets. Nad on ka sama nagu need shoutout, et new take on a classic. Täpselt siuke kets ka, mida, ma ei tea, okei, päris mingi ülikonnaga ei pane, aga sajab sul vihma või... Ei no, kui sul on nagu... 3 pulm, aga 5 lähed poistega kopliskeiti. Kõik flipperid. Aga no lihtsalt sa, ma ei tea, veits siuke võib-olla see igapäeva vaibiga, et savi, kas ta on rökane või mitte, siis lükkata jalga lihtsalt ja ongi korras. Mulle enam meeldivad. Nii. Käime veel läbi ühed Tank Low retrod. Uus värv. Päris uus värv isegi, ma ütleks. Baby Blue. Rükk Kaspar. Shoutout Töötukassa. Shoutout Töötukassa. Ei, jah, ma nüüd midagi väga rääkima ei pea, lihtsalt hea, et näidata kitsi. Tegi küksi ära peale. Väga hea. Teeb ka vahelduseks midagi. Nii kahju. Ei hakka isegi. Muidu käib siin kontoris, ootab videosid, läheb koju. Teen üksi jälle. Teeb videosid. Aga no selles mõttes räägi, nagu näitame need ära, need on olnud meil. No B6000 uuesti must-valge, valge-must treatment. Jällegi ülimugav. Classic. Basic thing, jah. Basic, classic thing. Bombo flav. Ta võib. Säästin praegu 2 minti. Üllatavalt vähe ropendanud.
peaks hakkama äkki siis neil rohkem midagi teha. Muidu pole tööd. Ikka täie raha eest. Noh, enne oli Gnu School, nüüd on Old School. Paelu pole peal, nagu ikka vendsid tulevad. See oli muu go-to kunagi mäletad või? Kitsast eksa. Siit samast majast said neid näidiste müügilt. No see Leti on alt. täiesti fucking... Tuli aga. Fucking. No see on täiesti OG nagu selles suhtes. Aga sellel on veel eriti, kui Gnu Schoolil on, ma arvan, mingi veits pehmem tall, siis noh, siin on näha, et noh, siin on lihtsalt riie on pandud selle kummi peale nagu. Ei, seal ei ole pehmet talda, seal on see keel on lihtsalt, see tundub, et see okei. No siin on aga see keel annab päris palju juurde nagu selles mõttes, et ta hoiab sul seda nagu paelu ja kõik asju nagu põhjaga. Sellega saaks ka soti troppida. See on see materjal. See on see materjal. Low, noh, see on pluss mingi 5 speed kohe vaata. See on siuke cherry vastikas. Ja jälle ei saa valesti minna, kui sa selle jalga paned. No täiesti random on New Schooli näidata must-valge colorway'ga, see on sama nagu hakkad inimestele vett promoma, et nagu ülihea nagu no ülituus nagu go to. Nagu saad mingi janu värki. Nagu noh, tahad juua midagi, kohe, pamm, värskat, vett. Jaago tegi selle listi, sest ta pani küll, kõik etsid pani must-valged. Nii. Ta on pelmeen ka vaata. Kas mid või low? Low. Või nagu, mida? Ei, hide. Ei, aga kui sul on valida mid või low? Low. Ma jään vastuse võlgu. Ei suudaks võrrelda või? Sul ei ole ühtegi pära lõusid või? Ei, sul need Sionid? On ikka Sionid, jah. No see, jah. Ma ei oska selle kohta midagi. Reio räägib selle kohta. Okei. Tämä ole Airi Jordani onksi, miidi. No see oli ju siis, kui see Jordani hype oli mega suur, siis ju kõik tahtsid seda ja müüsime miidega. Ei no kuule, 6 aastat tagasi see oli valuuta. Ei, seda küll. See oleks praegu StockX-is, mis ta on Shadow-ish. Shadow mingi... Shadow Panda. Ta on Shadow Panda, kuradi, ma ei tea, noh. 350 lowest ask, noh, see oli 5-6 aastat tagasi miidid, noh, panid korraks veibi, 5 mint saab kõik läinud. Selles mõttes, noh. Enam pigem mitte. Ei, no nagu, ta on nagu viisakas, aga nagu, noh. Ei, no jaa, aga praegu minu arust kõrgete ketsidega on see, et kas sul ongi nagu... Ei, nad on sügisel, okei. Kas sul on Jordan üks hide või sul ei ole kõrgeid ketse, nagu see ei ole nagu... Konsid ka. Chuckid, jah. No okei, Chuckid ka, jah. No aga Chuck on siuke, jah, nagu Jordan üks klass. Meie müüme. No nii. Nii, Puma. Siit tuleb. Aga mul Chuck on. Kiisu. Puma. Niisu. Puma Suede XL. Ta on sama sugu. Puma Suede XL. Rassikas. Chunky versioon tavaliselt. Rassikas. Täiesti rassikats. Meie fotograafi kats. Mis ta jälle üldse? Jälle, see on ju, see on suht okei hinnaga ja selles mõttes nagu kvaliteet on ka normaalne. See on väga okei hinnaga. Ma ei tea peast, mis on, sa tead peast või? Ma arvan, 80. Rohkem või? Ei, mingi 108. Midagi, sott, noh. No see on väga mõistliku hinnaklassiga Chunky nagu tennis, mis näeb norm välja. Kampus teiste logodega. Selles mõttes, et nad on kõik suht samasse auku. No, suht lihtsalt brändi eelistus. Kõigil on sama kataloog. Enam-vähem mingid erinevad detailid. Valged paelad tulevad kaasa, kui tahad vahetada. Kas te vahetate paelu, kui te saate? Ei vaheta üldse, jätad nii nagu on või? See oli mingi siis teema, kui ma ei tea, Surfhouse Prime'is oli, et ostsid sealt mingid, ostsid tsirkad endale. Ei, Exit Sport. Exit Spordist läksid ostsid need kuradi, need paksud roosad paelad, panid valgete tsirkade peale, ainult ühele. Siis käisid koolis ringi, põhivend.
no samas kossuketsidel ma küll vahepeal vahetan. no kossuketsid, see on veits teine asi. mul oli vahepeal mingi teema, et alati kui ma ostsin Jordanid endale, millel olid mustad paelad, siis mulle ei meeldi väga mustad paelad, siis panin alati valged. väga norm. väga norm, kusjuures. Noh, nagu saime juba räägitud, Air Jordan 1 low. halli värvi. Mina vist ikkagi ütleks, et pigem low kui mid. Ma ei tea, pigem kindlasti low kui mid. Kõigepealt kõrge. Isiklik eelistus. Kõigepealt kõrge. Jah, kõigepealt kõrge, siis low ja siis mid. Aga no ma ei ole üldse kunagi kandnud kõrgeid ketse ka peale Hyperdunk 2017, nii et. Sul ei ole kunagi. Mida sa nendest 2012 Hyperdunkidest tead, peremees? Näe, mitte midagi. USA värvid. USA. Mulle meeldisid need USA omad. No jälle siuke pihvu kets, noh. Siuke lollikindel jälle nagu ilmastiku mõttes ka meile väga okei, nagu saad seda. Värvid on ju ilusad tegelikult ju, selles mõttes läheb kogu su outfitiga kokku, et jälle tahad mingi üleni musta kanda või midagi värvilissus. Kahju, kui ära määrduvad ja saad uued ja. Nii. Naiste tavaline Air Force. No ei ole. Ei ole tavaline. Jah, sealt paned. Ma vast vaatasin, mis siin kirjas on. Jep, seda tasubki lugeda ju. Chat GBD. Toss, mis ütleb, ma olen sõitnud skeidiga vähemalt ühe korra. Ja seekord oli alla mäge rullides. Nagu, mis sa seda vaatad? Sobita heledate teksade ja valge bluusiga kevadise pastelltoonilise looki jaoks. Super. See vendaks naermisele. Väga ilusad värvid, ma ütleks. Mulle meeldib. No, mingi äge siuke detail on ka siia pandud. Ja kanna peal on ka vaata suht nagu tuus stitching tehtud. Cowboy. On ju? Iha. Cowboy! Air Force'i ekspert, paluks kommentaari. Ei, need on ilusad. Mr. Force. Ma siin on nii palav lihtsalt, aju ütleb üles. Vähem tõmblema. Sorry. Väga solid. Hinne. 10 palju skaala. No nüüd hakkame hindeid panema. Kohe on kõik. Hakkab otsast peale. Ei, no anna sellele hinne. 7,5. 10. 6. 8. Nii. Ma igaks üks ütlen siit pealt. Campus. 00S. Beta. Beta. Alfad ei fuck'i sellega nagu. Kets, millega alfad ei fuck'i. Me oleme 4 korda seda näppinud juba. Seda küll ei ole. Oleme. See on teissugune, see on beta. Vaata. Toebox on täiesti teissugune. Nagu värvi või? Mats. Teised paelad. Again. Vali ise. Eladud oleks äge. No jah, samasugune kampus tegelikult nagu ikka ja. No see toolbox on erinev ja siia on lihtsalt lisatud see lain. Rohkem mitte midagi tegelikult ei ole muutunud. Põhimõtteliselt mitte. On ikka. No täiesti see 2000, et 2000 no skate shoe ja nagu selles suhtes. No sa sõitsid skeite, sul ei olnud siukseid siis kunagi. No mul olid kohe ja noskid, noh. Ja siis kõik see chunky teema läks must täiesti mööda. Nagu kõik see adio ja mingid siuksed asjad nagu. Aga ei, no... See on see, kui sul rikkad vanemad on. Jep. Äge podcast. Me klipp-farmime praegu, me ei tee podcasti. Nii. Järgmised New Balance'id. 1906.
ma ei saa öelda seda tähte, ma ei oska. proovi korra. R. No mina ütlen ausalt 1-2 kõige ilusamast või nagu top 2 New Balance'i kõige ilusam mudel. mis see top 1 on sinu arust? 2002. Nõus. Mulle meeldib 2002 esimesena ja siis on... ma ei tea, kumb mulle rohkem meeldib, aga... 990 V3 kuni V6. Kõige parem New Balance'i mudel all time. Mis sealt on V4-st? V4 on minust mugavam kui V6. Ma neid V3-esid ja neid ei ole midagi proovinud. Ja mõnda seda ka tegelikult. Mulle räigelt meeldivad nüüd. Mul on 2 paari 1906 kuutesid. No see on tuus, see läheb ju Ülimugav, kõigega saad kanda. Kogu selle... No detailid on ägedad. No jälle tegelikult ju... Hitaks erinevaid värvikombinatsioone. Just, täpselt. Erinevad materjalid. Aga... Need on normid. Need on väga normid. Need on suht normid. Suht normid. Nii. Ega suht värske kets meie valikus. Adidas Tokyod. No vot see on... Vot see on nüüd huvitav. See on siuke... See on siuke... See on siuke... See on siuke... Sellega käib... Seinte peal. See on täiesti killpillikas. Ma ei tea, mulle tuleb kohe nagu, kui see nimi on Tokyo ka, siis tuleb sealt sellest Tokyo driftis see Vabaki, vaata. See kui sinna kooli sisse astud, kus talle öelda, et Vabaki, vahet seal on nüüd. Siis ta peab neid kandma. Tokyo driftist Vabaki. Vabaki on jaapani keeles, on vahet seal on. Et kus su Vabaki on. Okei. No, ma arvan, et mina ütleks, et need on suht tuusad. Need on suht tuusad. Lihtsalt ma ise ei kannaga neid. No see on ka naiste mudel või? Ja meil vist praegu on naiste mudel. Muidu meestel on ka, aga... Ma tahaks Rakut nendega näha. Raku tuleks tööle niimoodi, et jalutab mööda seina üles nagu lifti asemel. Tuleb aknas sisse kuuendale. Ma tahaks väga teada, mida Raks nagu arvab nendest ketsidest. Normid. Ütle julgelt. Need on väga huvitavad jalanõud. Okei. Ei, ma ei tea, ma näen ikkagi mingi laipüks. Need. Cool top. Mingi cool top. Mingi cool top. Davai. Ja kerge vähemalt. Inimesed jalad suht mugav olla isegi. FR, jah. No ütleme, arvestades nagu Eesti sügisilmasid, siis pigem nagu, ei nagu pigem vist nagu sisejala hakkab külm. Võiks nagu arsti juures vaata. Mida? Keegi aru ei ole saanud, siis me oleme meie enda laos, nii et teeme siin seda podcasti. Muidu Raks, sa oleks pidanud selle ketsi kohta ütlema. Toss, mis sobib nii Tokyos kui ka Tõrvas. Okei. Järgmine kets. Air Max 90. No vot. No võta näpust. Hall. Sinine. Sinine on sisu. Ilusad värvid tegelikult ju. Ei või? Pigem on suht ilusad, jah. Mina ei ole kunagi suutnud neid endale nagu jalga sobitada. Aga mul lihtsalt ei sobi nagu jalale ka see kets. Aga muidu jälle sama nagu on suht paljude nende klassikutega, et üli palju värve, üli palju kombinatsioone ja nagu tegelikult saab suht tigeda fiti kokku panna nendega, ma arvan. Tahate öelda midagi juurde? Igaks juhuks ei hakka ütlema. Ma ei hakka pigem, jah. Oli.
no võta näpust jälle sott. Assa kurat! ei, see on platvorm, võtaks 2 sotti nüüd. Toi. See on esiteks ei ole isegi, no okei, nojah, see on Chuck Taylor All-Star Lift High. Platvorm, kõõge, siuke kõõge kett. Tükke päkke kölge kett. Kas kihnu keeles haikala on või? No, Haikala. Kõik. toi näiteks. Ma ütleks, et see on... Ma lähen ära varsti. Vahet ei ole. väga ilus kett see on. See on kusjuures full see kunstnahast ka, nii et Nice. sügise vihmadega. See valge kets ideaalselt. Sügise vihmasega see kets on väga mõnes. Aga tegelikult see on suht populaarne mudel, sest et tal on kõvasti mugavam tald kui tavalisel Chuck Tayloril. Ehk siis tal on tald. Ehk tal on tald ja vilt ei ole nendega pannud sotti. No jah, pigem ei ole. no see on miinus ju. No siuke naistekas, noh, ma ei tea. Normid jah. see on suht norm, jah. Tai pohkus on Palermo on nüüd. Ei ole. Swediks jälle. See on Speedcat OG. Tokyokas. Okei, sorry. see eelmine on terves, see on Põlva või? Jah. See teeb iga sinu sammu sportautolikuks, Reio. Ma mäletan, kunagi oli nagu pigem naljakas see, et sa läksid sinna kuskile poodi, kus neid Ferrari neid müüdi, siis vaatasid, siis pigem hirmusid, aga nüüd on see, et nüüd see on stiilne. Seda küll, jah. No suht tigeli läksid sinna poodi, kus neid müüdi. Ja siis Bemmi logo oli siin ja siis läksid, võtsid kätte, hakkasid naerma lihtsalt nagu okei. Ja nüüd see on teema. Ei, aga see... Läks lihtsalt sama jutu kui sa mina. Ei, ma ütleks, et selle ketsi nagu lahe asi selle juures on see, et nagu need materjalid on ülinormid. Ja ei, need on ülinormid. Ta on ülinormid Titaks normid. Ja väga kiire tald on ka nagu refi jälg. Ja meil on neid väga palju ja hästi palju värve. See on faas, kus oled täiesti üle ja tõmmanud ennast. Nii. Tolmust või? Aga nüüd tuleb Raku lemmik. Puma, Palermo, LTH versioon. Leder. Ei, LTH. Okei. Thanks. Ühesõnaga, Puma take on samba. Jah. Vist. No Margiela replikad on ka samad. Jah. See paneelid on väga tõrdeid isegi, mis asjad need on, ega ju. Margiela on nende. Replikad. Mudeli nimi. Minul pole õrna aimu. Ma tean, et sul ei ole, tal ka ei ole. Ma tean neid original sellest. Sa mõtled nagu... Okei. No omad teemad ära, vahet ei ole. Kitsi mudel, vahet ei ole. Need on kõvasti mugavamad kui minu arvates vähemalt kui need sambad nagu jalas. On natuke rohkem mingit vahtuse vahel jälle. Aga sama, brändi eelistuse küsimus. Ja muidugi norm. Aga jätkame. Järgmised Air Jordan One Load. Veits funky värv. Oskad sa öelda, kust see värv tulla võiks? Ma arvan, et sina oskad.
tahtsin sinu käest teada. Tutvusta rahvale siis. Ei, see on... Ma ei ole Jordani ekspert kahjuks. Räägi. Mina või? Davai. Tegelikult ma ei tea, see lihtsalt väga meenutab Jordan 1 biohack'e, mis tulid mingi 2020 välja. Ehk siis selle madal versioon. Okei. Mitte officially, aga nagu unofficially ja väga sarnane värvipalett. Ehk nagu, mis värvi tahad. Jah. Kolm erinevat materjaliga kasutatud. Pigem suht tuusad lood, ma ütleks. Normid, jah. Huvitavad. Ägedamad kui need eelmised. Jah. Järjekordne asik siis. Kell 1130. See on isegi võib-olla veel rohkem selle 740 sarnane. Need on väga normid. Need on väga normid. Need on väga normid. Need on väga normid, emo. Pane üks norm ka. Need on väga normid, noh. Need on väga normid. Toi, Reem, mis sa ütled? Väga hea norm. Väga hea norm. Jah. Jälle. Sleeper. Sleeper pikka. No nii. See ostujuht ka väga ei pingutanud, et meile mingeid huvitavaid mudeleid anda. Converse'i Shake on samamoodi tennis. See klassikaline tennis. Runstar Trainer OX. Ma ütleks, et üks kõige ilusamaid Consi mudeleid. Ta näeb nagu väga lahe välja. Ta on isegi veits nagu raskem. Võib-olla äkki mingi korralikumad materjalid. Ilus värvikombo. Ma kujutan ette, need on tegelikult suht mõnus kanda neid ka. Ise paneks selga need või? Mina paneks selga neid küll. Ma pigem näen, et see on jälle siuke mingi naistekas rohkem. Head värvid, uus mudel. Värvid on just küll, see roosa on suht kena seal juures. Nagu Linen Force'id. Nagu need Stüssi Linen Force'id. Ei, Stüssi Force'id on üks asi, aga Linen Force oli Kith Exclusive kunagi. Need on need, mis mul on. Mul ei ole Kith Exclusive, aga mul on see nii-öelda remaster. See on sama värvipalett. Kõige värskem mudel meil vist New Balance'ist või? 1000 või? Ei, see oli eelmise aasta lõpus. New Balance 1000. M1000. Tonn. Palju seda aastat küsid? Ta on tuus, mulle see meeldib. Minu jaoks ta on kindlasti ilusam kui 9060. Veits nagu lihtsam kanda kõigega, ma ütleks. Sest et ta ei ole nagu nii chunky, et ta on nagu natuke rohkem siuke mingi... No see on nagu Air Max 97 see pealisse selles mõttes. 95. 97 on ju nende joontega siit ju. No jaa, aga sa rääkisid see on 95. No see on 95 ja ma mõtlesin neid jooni nagu siin. Tegelikult räägime New Balance'ist. New Balance'i ketsi puhul mitte Air Maxidest. Aga ei, minule ta väga meeldib. Suht mugav ka, ma olen seda ka korra päenud. Ma ei tea, ta on nagu see 9060, aga need kabjad on nagu maha trimmitud põhimõtteliselt. Kind of, jah. Aga no jälle siuke hea, siuke overall kets, ma arvan, mida nagu saab igal pool kanda. Nii, 2 viimast lifestyle'i ketsi. Rayon buksid. Siin on siis Jordan 4 RM, jah. Sul oli alguses mingi hull haip nendega? No mitte selle ma nüüd värviga. nagu selles mõttes nagu ilge haip ei ütleks, aga nagu... No sul oli, või sul on siiamaani, jah? Jah, mingi Lightbone, mis mingi asi, see colorway nimi oli.
ta on nagu, mis nad on mugavamad kui tavalised näljad. Mis see RM-i lühend tähendab? Real mega. Ma ei tea. Remastered või olla või? Hea shout. Ma ei tea, ma küsisin. Mul pole praegu ka. Remastered vist jah, make sense. Ratta mingi see ikoon on ka siin. Ratta. Ja vaata nii, siin on mingi ratas, näed? Äkki ma vaatan ise. Vaata. On jah? Näe siin aga. Sama mingi tükka. Jaa. Nagu see naisel Silvester, aga ei ole päris nagu. Ilusad värvid on vähemalt. Ei, värvid on ilusad jah, aga loodan, et neid liiga palju ei tee. Neid värve. Veel või? Jorku. Või see Light Court. Ma ütleks, et see näeb väga okei välja. Väga norm isegi. Värvid on ilusad. Aga no jah, ma ei tea. Need kõik meenutavad endiselt need, mis nad teevad, mingid pruunid madalad on kõik mingi Travise justkui nagu Travise Inspoost saatud, siis on siuke nagu aga no selles mõttes ei pea endale mingi 3-4 sotiseid Travised ostma, saan nendega hakkama need. Või mis sa mõtled? Huvitavad. Ei, kiire. No nii, alustame siis Kossu osaga kiirelt siin. Käime läbi, mis võiks olla või hetkel veel teha hea kapi uuendus. Esimesed on siis Harden Volume 9. Mingi suve alguses äkki jõudsid meile. Harden 10 on küll juba ka announce itud, aga praegu on veel 9. lainele. Jull mufokas. Ei no need on erinevad. Need on lahedad selles mõttes ikka, aga... Ja nagu mulle meeldib, et need värvipaletid on alati nagu... Väga julged. Silma paistvad. Ei nagu lihtsalt see temaatika on nende AE1-dega on sama asi, et on nagu mingi must või valge ja siis on nagu üks dominantne mingi erkvärv. Need värvid on nagu kõik väga head. Selles mõttes Hardenid on suht solid. Suht solid kits, jah. Tehnoloogia poolest ka. Jah. No nendel on selle pealismaterjali ainuke error on see, et siit varba juurest nagu kriisib kohe selle ära, kuna see on siuke mingi tugev. See on mingi TPU. Jah, mingi TPU, mis iganes see on, nagu, et siia jäävad suht kergesti need voldid sisse, aga samas ma ei tea, seda kitsi kiidetakse räigelt. See on suht hea stabiilse tallaga. Solid. Nike'i üks kõige populaarsemaid mudeleid meil, GT Cut 3-d. Okei, Kobe'd välja arvatud, aga nagu kõik, mis ei ole Kobe, need on kõige populaarsemad. See värv on suht funky. KD-d asjad ei ole eespool või? Ei ole. Sabrina ka mitte või? Ei. No värv on tuus. Nagu võtad kuskilt seda statsi või... Power V-st. See on nagu selle, mis on see? Maratoni jooksukets, vaata nii. Alpha Fly. Alpha Fly kand ju, vaata. On. Hugo vist mängib nendega või? Jaa. No, ma nagu mingi ja Hugo mängib nendega. No, need on nagu ülimugavad, neil on räigelt palju sükest nagu tekki ka sees justkui. Nagu mingi teistmoodi tehtud ja rohkem seda vahtu.
ainuke asi, mis nendega on nagu see, et mis kõigile ei sobi, on see, et see offset kanna ja varba osa puhul on see, et sul üleminek ei ole jah. jah, et see on nagu suht suur kropp. see hind on ka kirves või ei ole või? Ta on pigem premium jah. On või? jah. Solid. Aga nagu väga kiidetakse kitsi. 8 punkti. Nii. Enne veel, kui tulevad AE2-d. Adidas Anthony Edwards 1 Load. Nice. Väga nice mudel minu arust. Väga ilus siluett. Suur hype, suur hea promo üldse, kogu see turundus selle taga oli see Believe That ja Antid ja kogu see promo oli nagu väga mega. Ma teast üks kõige lahedamaid ja nagu hästi tehtud Kossu ketsi turundus, mis üldse kunagi maailma tehtud on. See oli ikka julm, kui need essad tulid, täiesti. Ei no need klipid ja kõik see on nagu üli ja see sobib tema selle iseloomuga ja... Ja see, et ta tegelikult suutis väga palju oma sellest iseloomust nagu ka back-up ida. Mitte lihtsalt nagu, et räägid üli palju ja siis tegelikult ei viska ühtegi punkti ka vaata, vaid ta pigem nagu suutis nagu üli hästi. Kogu see asi nagu kukkus super hästi välja neil. No selle ketsiga, vaata, mul on üks paar, sest sellega on lihtsalt see, et ta on ka hästi nagu flat. Ja ma ei tea, lõpuks sul võib-olla jalad annavad veits nagu rohkem tunda, aga noh. No Adil vaata hevi ilus, nagu mulle ta väga meeldib ikka. No Adil ei ole vaata õhkpatt ju. Neil on lihtsalt see nagu boost on ju. No aga lihtsalt vaat seda boost'i pole seal väga palju pantud ka nagu. On, see on caged lihtsalt, sa ei tunne seda nii häigelt, sest et ta ei laiene sul talla all nii nagu uncaged boost. Jah, ma mõtlengi, et sul kunagi mingi T-Rose'id asjad, seal oli mingi hevi platakas seda boost'i ka vaata, siis ta oli mingi mega pehme nagu. Väga üliõnnestunud ketsihast, nagu üliõnnestunud. Mõlemad load ja hide. Aga load on minust ägedamad. Load on veits kuidagi, no praegu on see ka load sellepärast, et kõik kannavad lowsid, kogu see fookus ja kõik on nagu loode peal, siis ta ongi rohkem teemas. KD 18. Siin suva alguses tulid. Väga huvitav. Mis see värvi nimi oli sul on? Värvi nime ma ei mäleta täpselt, aga noh jah, mingi energy drop nagu värv selles suhtes. Weatherman äkki. 4 on sama paletiga. No Weatherman on tumedamad ju. Tumedam roheline. Minu arust ei olnud. Weatherman Energy. Tegelikult saaks seda guugeldada suht kiirelt praegu. Ei vaata. Suht huvitav siluett, ma ütleks nagu. Ma ei ole veel kindel, kas mulle see räigelt meeldib, aga nii palju, kui ma tean, kes on proovinud, siis 17 pidi olema pehmem ja istuma veits mugavamalt kui 18. Aga samas nagu ma ei usu, et nendel mingi otsene miinus on nagu... Minu arust KD-l pole nagu mitte ühtegi halba siluetti olnud, mis kohe nagu pähe tuleks. Jah. Võib-olla seal 10 ja 15 vahel kuskil midagi nagu läheb meelest pärast. Need minu arust vaata, millal ei olnud otseselt seda paela või tähendab seda keelt, vaid sul kohe tulid paelad mingi Flykniti osaga. Nagu need võib-olla on siuksed mingid mehhid. Minu arust Gramm vaata mängis nendega kunagi. Kas oli ka äkki mingi 13 või 14? Näitan pilt. Mulle tuleb praegu üldse. Need on tunduvalt nagu chunkimaks läinud. Aga samas... Nad veel on mingi up-tempo. Aga noh, kujuta ette, mis nagu lock-inni sa selle paelte või selles süsteemis saad. Vaata, ma kujutan ette, et see jalg ei liigu sealt kuskile. Ja tundub suht pehme ka olevat, nagu korralik tald on seal. Ja väga tuus. Jordani esimene õue või no välikossu platsidele suunatud kets. Jordan Luka 77. Väga neutraalne suht kets nagu.
aga tunda on kohe, kui võtad näiteks uued lukad, on ju, Luka 4, siis see tald on nagu täiesti teistsugune. no mis siin nagu on siis või? no see kummi nii-öelda koostis on teine ilmselt, noh, et ta ei kulu nii kiirelt, ta haakub paremini, kui nad on mustad. Sügavam ka veits vist oli seal. Need sälgud. Jah, sälgud on nagu sügavamad, et kui sa kuskil sitasemas kohas mängid, siis... Hea sõnakasutus. Streetballi jaoks mõeldud ketsid. Jah. No hinda arvestades tundub solid. Palju on hind? Patent, ma ei tea, need on mingi soti kant minu arust, võib-olla alla. Väga mõistlik hind oli, jah. Patent, lõber ja... Normid. Saab kossu teha küll äkki. Sotti ei pane nende tšakkidega, aga nagu... Solid 15 äkki. Aga no nagu huvitav, et on hakatud mõtlema selle peale, vaata muidu on ainult need Hiina brändid, mingi Antad ja Way of Wade'id nagu teinud nagu väliplatsiketse ka, et nagu Nike ja Jordan ja suht Way of Wade on liining muidu. No liining, jah. Hook 1 juba suht pikalt olnud. See on üks värskematest colorwaydest. No üliilus siluett. Väga hea kets. Väga paljud mängivad sellega nagu, ma ei tea, koondises, Graamos, whatever. NBA-s ikka pigem. Ja koondises Graamos ka, aga nagu NBA-s selles mõttes. Mis see NBA-s? NBA või? Kyle Irving. NBA ikka see. No ta jälle ju väga ongi õnnestunud teema ju selles mõttes. Ja neil on tegelikult ülivähe värve, mis ei ole ilusad. Nagu... Ma vaidleks täiesti vastu, et nagu nad panevad räigelt, noh see siluett on nagu töötab vaba ja siluettina ka, ma arvan, paari aasta pärast. Aga ma ei saa sellest nagu aru, miks nad selle talla keskosa peavad selle upperiga samat värvi tegema, see on nagu mitme colorway peal. Mingid roosad olid, mingid lillad olid, noh see on võib-olla minu mingi kiiks lihtsalt, aga minu arust võiks tald ja ketsi nagu upper või noh, ülemine osa olla nagu mingi, ma ei tea, eristatavad, et minu arust nad on just colorwaydega pigem pange pandud. Aga nagu mudel on väga mega. Need Forest Gumpi omad olid väga ilusad. Aga see oli... Ja siis on mingi Sunrise ja Sunset, need, mis on ikka mega popid, need mingid lillad ja roosad. No põhimõtteliselt täpselt see, mis siin on. No selle kõige suurem pluss on see ka, et ta on nii neutraalse kujuga, et olenemata jalakujust nagu see sobib suht paljudele. Aga ta pidi ikkagi suht mugav ka olema nagu. Ei no ta ongi, temas ei ole nagu mitte midagi liigset, noh. See on nagu täiesti lollikindel kets, noh. Nii. Äkki Underdog. Jordan Hair. Originaalselt naistele suunatud mudel. Meil on neid mõlemas suuruses, erinevaid värve. Nagu väga teissugune, ma ütleks. Samas ta, ta tundub suht siuke lollikindel, nagu selline lihtsalt nagu kossukets, noh. Minu arust selline üldse välja nagu kossukets. Välja nagu mingi... No ta sellest ongi ju vaat selline, ta ei ole isegi vaat otseselt nagu takedown, ta lihtsalt siuke entry level kossukets, ta on ülihea hinnaga, erinevaid värve. Tal on nagu piisavalt mingit nagu pehmendust. Lihtsalt klassikaline, siuke nagu lihtne kossukets. Huvitav materjali kasutus erinevate mingite nende lühkade, nagu meshi on kasutatud nende küljepaneelidena. Jah, ma ei ole ise proovinud, nii et ma ei oskaks nagu mingit siukest nagu kasutusreview'd teha. Aga nagu näha, siis kahed paelad saab kaasa isegi. Värvilised ka veel mõne. Jah. Nii, samuti väike
osa kogu kossuketsi valikust, aga ikkagi olemas on Curry'd Under Armouri poolt. Siis kõige uuemad Curry 12, Dub Nation, Colorway. Väga hea gripiga, kuigi see nagu tald tundub nagu mingi üli suvalise mustriga olevat, aga nagu solid. Nagu mõnus kerge käesükka. No see on suht lahe, et siin on nagu mingi pilt oleks joonistatud, vaata. Kõik on nagu sama värve. Ja noh, see külje, need avad on nii madalalt selle jaoks, et sa saaksid ankle brace'i kanda. Ja minu arust need curryketsid nagu lähevad alati kõik sinna ühte samma auku kuidagi nagu, et minu arust need viimased nagu mudelid on kõik suhteliselt sama silvetiga nagu. Aga ta on tuus ju, selles mõttes, et ei saa midagi halvasti olla. No laias laastus vaata ketse selliseid signatuure, kui on nagu, ütleme, mis ei ole Nike on ju, siis tehakse suht palju nagu selle järgi ka, et kes see mängija on. Kui sa mõtledki nagu, mis mängija Curry on, siis need ketsid ongi tehtud tema mängustiili järgi ka. Ehk siis nagu... tema iseloomu ja ma ei tea, ta ise kindlasti ka nagu räägib kaasa selle disainiprotsessi. No just, et kui sa oledki nagu siuke... Rated for the greatest shooter ever. Jah. Et kui sa oledki nagu mingi tagamängija ja siblid reegelt ringi, siis ilmselt see ongi nagu sinu kets, et kui sa oled 20 pikk ja nagu mängid pukis, siis võib-olla see ei olegi nagu kõige mõistlikum sulle, sest et kas või see nagu kanna osa vaata, see on nagu nii kõrge tegelikult. Nii, no tal on jah. Ta on koobid või? Nojah, aga ta... Ülikoolis ta vist pani nendega? Jaa, pani Curry'dega. Väga huvitav kets. Hiljuti tuli LeBron Prime 96. Ja ma ei ole päris kindel, kas nad on nagu teinud selle nagu performance'i mõttes või see on ikkagi siuke, et nagu kandke seda lifestyle'i ketsina. Sest et see on nagu väga chunky, see on väga nagu paksu upperiga. Aga noh, midagi teistsugust jällegi, mis ei ole nagu siuke tavaline nagu kossukets. Suht huvitav. Ma jääks selle huvitava nagu juurde. Ma oskasin ka midagi. See naha teema seal peal või noh, see, et sul on nagu 2 kihina ta pandud, see nagu... Ma pakkuma peaks, ta ise tahtis midagi teha või mulle tundub, et see tooling on sama, mis... No tooling on põhimõtteliselt see nii-öelda ketsi, ma ei tea, vundament siis põhimõtteliselt. Noh, mitte päris tald, aga nagu see... Noh, sa hakkad tallast ketsi tegema, on ju. Et see on sama, mis tal äkki LeBron 21-del või 2-del. Sellest tuletatud mingisugune, ma ei tea, mingi versioon äkki, noh, ma ei tea, leather-upper. Nahast, no see on ikka raske, noh. Yeah. No see sellega ikka annab toimetada, noh. No sa pead suht suur poiss olema, et sa nagu ei peaks mõtlema selle peale, et ta tundub kuidagi raske, noh. Aga no LeBron ei ole ka väike poiss selles suhtes. Ei, suht pisik onu on ikka tegelikult. Siit edasi kütaks mingi tõesti tigeda LeBron editi nagu. Blocked by James! Ei, kõigepealt see I Want Iguodala, see Max Kellermani klipp. Ja siis tuleb Blocked by James otsa. Ja siis lõpuni on lihtsalt see video, mingid LeBroni highlights. Noh, lõpuks. Tulevad kohe parimad aastad meelde. Pigem tulevad. No pigem on tuus ju. Ma saan aru, et teile võib-olla need kõrged ei meeldi, aga ta on nagu räme ja ankli selle, nagu sa saad ülinormilt selle asja endal nagu kinni siduda ümber ankli. Need on nagu mega... Kahju, et sa neid lihtsalt 3 päeva enne trenni või mängu pead hakkama siduma. Seda küll. See on tõesti tüüt. Sest hommikul hakkad nagu kuskile minema ja siis hakkad juba palju siduma ja siis terve päev lihtsalt niimoodi vahepeal seod. Vahepeal, no nokitsad vaikselt nagu reied. Aga see on täpselt see kets, et vaata, siuksed mingid
harrastajad tulevad, küsivad nagu, tooks üks nii kõrget ketsi nagu, et mul hüpekas on ikka ei ole nagu siuke õrn juba, vaata, siis sa oled nagu mingi, okei, ainukesed kõrged ketsid, mis praegu olemas on. Ja ei ole ka uued, vaid on nagu retro performance. Nojah, see tald on nagu see sisetald. Vähemalt nüüd on Kobesid. Yeah. Nagu... Et sa saad ikka poodi minna ja saad osta endale Kobesid nagu. No seda nii väga ei ole. Tegelikult ikka, aga selles mõttes, no neid saab. 9 ja 8 nagu natuke ikka istuvad. Minule väga meeldib. Reaalsus on see, me kõik ootame seda hetke, millal sa saad minna ükskõik mis hetkel poodi ja osta endale kas Kobe 5, kas Kobe 6. See hetk oli juba, kui Nike Tondi outletis olid Kobe 6, kõik 50 € vii minema. Ja, aga nagu nüüd. Nüüd, jah. Aga no eks vaikselt see tuleb tagasi. Väga palju uusi droppe on ees ootamas ka, nagu, mis on lootust meil ka saada, nii et... Mis Kobedes on eriti hea lõhka. Nii. Meil peaks küll varsti jõudma juba Cha 3, aga Cha 2. Ruubel peab nendega praegu trennis. Pigem panem. Samamoodi minu jaoks väga ootamatult rämedalt kiidetud mudel nagu. Aga ma ei näe selles nagu, minu jaoks nad on suht sama nagu Sabrina. Et nagu... Ongi, aga nad on kõik nagu see in the realm of Kobe ja väga Kobilikud mudelid. Yeah. No, selle nagu järgmine versioon ongi see, mida ma räigelt ootan, sest et nad on actually muutnud disaini. No see 3 näeb suht vihane välja. Ei no 1 ja 2 vahe on ka tegelikult ikkagi minu arust nagu disaini poolest märgatav. No märgatav jah, aga mitte nagu midagi, mitte nii nagu Zionil on lihtsalt iga kets on täiesti uus asi nagu. Aga no see on nagu siuke, see on solid jällegi, ülihea hind. Sa saad selle hinna eest suht palju nagu Zoomi mõttes ja kogu selle nagu fiti ja kõige osas. See on tegelikult siuke väga lollikindel kits. Ja ikkagi signatur, mitte nagu tavaline mingi takedown selles suhtes. Ja väga palju detaile ka seal juures. No mitte küll võib-olla nii off the court, aga on the court Cha on suht kõva vend ka. Seda ka. Ma panen siia sulle. Nii, ja viimaseks siis ühed kanged pumad ka. No nii. Väga värskelt. See on Stewie või? Meil ei ole varem olnud Stewit. Võta teine ka välja. Võta teine ka välja. Kossuketsil mulle see kohe meeldib, kui on 2 erinevat ketsi. Minu see annab üli palju juurde nagu. Jah. See on väga ülbed. See on väga päris tuusad, jah. Siin taga on veel, see on siis Harry Potteri collab. Ja mis on taga? Siin taga on Very Smart Owl you've got there. Ja Come Nagini. I need to keep you safe. Okei. Palun. See oli väga üle kivide ja kändade. Okei. No... Puma kossuketsid on nagu viimase 5 aasta jooksul nagu räigelt step-upinud tegelikult. Yeah. Ongi. Kui me eksin, siis Jay-Z peaks selle kossu divisioni juht olema. Vähemalt mõned aastad tagasi minu arust oli mingi uudis, et ta määrati selleks nii-öelda kossu divisioni lõpubossiks. Võib-olla enam ei ole või võib-olla ei ole, võib-olla on vale info, aga minu arust oli. No Pumal on nagu see, et neil on ülilahedad disainid, ülipalju detaile. Nende ainuke võib-olla miinus on lihtsalt see, et see on Puma. Mida mingil põhjusel nagu, kossuketsi sa ei vaata Pumast, nad ei ole väga nagu... Kuigi nagu ajalooliselt on... Okei, nagu üks vend Clyde Drexler on ju, põhimõtteliselt. Joo, see tõi 2 tiitlit Nixile, nii et... Ja no nagu selles suhtes, et nagu neil on nagu mingi heritage kossus olemas,
aga Nagu keegi ei väike mõtle ikkagi. nagu Puma ja Koss. Ja kuigi nagu neil ei ole. kõik mudelid on ülinormaalsed, Jah. nagu Mikk mängib nendega hinnad on praegult Jurkatam. Hinnad on normaalsed, tehnoloogia on seal, disainid on seal, aga ma arvan lihtsalt keegi nagu ei mõtle isegi selle keegi ei mõtle, aga samas meil on tegelikult suht palju, meil on veel mingi Stewie 4 colorway'sid ka nagu ja... No see Stewie on, no see on Scoot Anderson ju. Ei, Stewie on... Brianna... Ja Stewart. See on see naine. Brianna Stewart, jah. See on see WNBA-s. See Scooti teema lõppes ära, jah? Ei, Scoot on alles, on alles, aga... No uut mudelit pole tulnud ju. Ongi ainult üks ju praegu olnud. Kaks oli. Jah, Scoot Heroes 2 on jah. No ta ei ole väga pooler ka nüüd. Aga no need on nagu väga... Mina ei ole enne neid Stewie'sid katsunud ka nagu see pealmine mäts ja see nagu tundub suht solidne. Ja jällegi sa tahad ju ikkagi natukene eristuda vaata platsi peal ka, siis jälle nagu sul on erivärvi ketsid, Puma bränd veits ja underdog. Ja see on täitsa siuke mõnus üllatus nagu, väga lahe. Jah. Loe nüüd see kõige viimane, see kokkuvõttega. Jaa, mis me oleme nüüd... Nii, sellega on tänane ketsiralli läbi. Me oleme läbi käinud 52 mudelit. Ma ei tea, kas see on nüüd täpne või mitte. Mis kõik võiks sinu kapi riiulile maanduda, kui riiul peab vastu. Mis siin edasi on? Sinu kord on nüüd. Või kui su pangakaart ei hakka nutma. Mitte kontokaart. Kaart hakkab nutma. Või kui su partner pole kodus, kui pakk kohale jõuab. See kõi kokku. Me rääkisime tehnoloogiast, stiilist ja sellest, kuidas iga toss leiab oma hetke. Olgu see spordisaalis, tänaval või festivalil. Või diivanil Netflixi vaadates, ausalt öeldes. Jah, ka kõige sportlikum toss on tegelikult väga hea popcorni toomiseks. Järgmises saates võtame ette hooaja trendid ja vaatame, mis 2025 sügis-talvel domineerima hakkab. Seniks hoia toss puhas, samm kerge ja stiil terav. Ning ära unusta paelu siduda. Issand, kalb see on. Ja kui keegi küsib, kas sul on neid tosse liiga palju, siis vasta. Ei ole. Mul on lihtsalt liiga vähe jalgu. Ja nüüd kõik koos. Järgmise korrani. Ühesõnaga, no väga tore oli. Saime kõik. Väga norm oli kõik, et Väga normid ketsid, ainult Ballsis. Nad vist võtab üle selle. Ei, ma tahtsin seda öelda, et ühesõnaga nagu Ballsis on nagu nüüd uueks sügishooajaks nagu suht head ketsid. Praegu nagu päris norm. Üli täiega nagu ketsid. Hea valik. Ketsid Ballsis. Okei, ütle siis ka midagi. Ma ei tea, külastage Ballsi veebilehte, vaadake endale midagi uueks sügiseks ja Kossu hooajaks välja. Ma ei tea, kas me teeme veel kunagi ühe podcasti või mitte, aga elame-näeme. Julge sinust kutsuda seda podcastiks, aga... Mingi saate või noh, pika video. Ja ma ei tea, on teil veel midagi öelda, ei ole? Järgmine kord saatekülaline ka äkki keegi. Jah, Kutsume. äkki tuleb. Ballsi Raptors. Ballsi Raptors. 3-4. Ballsi Raptors. Zoom'i nüüd sinna sisse.